reageeritakse hästi ja ütleme statistika siis. Sappinen jättis hästi. Taas pallikastis Kaares. Tovstik siit. Flora nüüd saanud vastase kolmandikule ka. Sappinen eemalt ja ohtliku jalaga tuleb pallikasti ja Santos! Transi mõjutab just ründefaasis ka see, et Mark Maksimkin suure traumaga väljas, kui siit on esimene olemas 13. minutil ja Remo Valdmets täna algkoosseisus. Ja Narva Transil variant viigistada. Tsenderdus tagumisse tsooni, sealt Burjanatse jätkab, pall on ikka lahti. Santos proovib, ikka proovitakse veel Santos. Ja nurgalöögi saab Trans siit kätte. Ei hakka siit ise lööki võtma ja siit on Transil variant kiirelt end kaitsesse sättida, sest Flora tuleb 4-2 sisuliselt. Paremast äärelt vasakusse Sappinen kastis ja Sappineni hooaja kolmas olemas. 18. minut ja Rauno Sappinen. Vasak jalg kinni ja paremale ta nii ja meelega ei lähe. Skinjopilt nüüd Tsenderdus, tagumisse tsooni Ivan Jušin, sealt on terav variant väravast läbi tuua. Ja läks sellisele lööksõõdule. Zenjov, Varjund, Sappinen, uuesti Zenjov. Valdmets ja otsib seda paremat ristnurka. Ja leiab ikkagi Zenjovi, Zenjov ettepoole, Sappinen. Kaares kohe sealt toetus Tovstiku näol olemas, tuleb sinna sööt ka, Tovstik kastis, siit on variant, aga ei tule veel ja Kaares jätkupall ka mitte. Veselov, Vladislav saab ka oma arstitööd siin natukene näidata, samal ajal Trans tuleb kontrasse, Keero, Toka läheb liini taha, Keero! Ja ohtrate rikošettidega. Mis siit Poljakov välja mõtleb. Tagumisse kasti taha lausa rikošett ja see oli nüüd hästi mängitud ja mäletame ju Flora aegadest, kus ka seal keskjoonelt väravaidki löönud. Slein veel pall värava alla ja nüüd esimene sekkumine Kivilalt, tõsisemat sorti. Slein paneb palli alla, kõik kontrolli all. Kaares saab siit sisse võtta, murrab ka paremale jalale, veel murrab, otsib söötu Zenjov. Sappinen ja see löök läheb üle. No natukene jäi nüüd see keel juba vestil, käed põlvedel. Esimene voolaeg läbi ja esimene voolaeg on lõppenud FC Flora. See tähendab seda, et Artjom Skinjov on liikunud keskkaitsesse ja Rõu läheb siis 9. minut. Tsenderdus siit esimesse tsooni, sealt tuleb jätka, pall on lahti, ikka on lahti. Aga siis tuleb sinna kõva blokeering vastu. Kampanja otsib veel, ei tule sealt. Santos ikka jätkab. Kaares peaga seal kõksitakse. Pikaaegine noortekondlastane ja Kuraksin ka. Temagi A-koondises väljas käinud siin talvel. Vahepeal õlavigastusega kimpus olnud. Sappinen nüüd jätab siit, Varjund. Lööb ka ja Pareiko tõrjub. Nii et Varjund siit veel. Harju seal korra oli jõudnud viigiväravani Paide vastu, aga seal viga võetud värava eel, nii et Harju jäänud siis viigiväravast ilma. Samal ajal siin Zenjov ja tuleb! 67. minutil Sergei Zenjov. Flora sai nagu uue süsti enesekindlust siit. Hästi Uusta nüüd jätkab Sappinenile, Sappinen paneb Zenjovi jooksu, Zenjov on kastis, jätkab veel seal. Esimene kord ei õnnestu, teine läheb sisse. Läheb sisse ja kas see nüüd läheb oma väravaks? Ja proovitakse nüüd veel. Adakut äärpidi, Sappinen kastis, nüüd kas läheb ise? Nüüd läheb ise! Ja pole palju vaja, kui söödad sõpradele ja nemad ei löö, siis võta ise ja pane ära. Valdmets. Kuraksin. Vahetab hästi ära. Alama seal, Alama on kastis, siit läheb nüüd asjiga sinetuks ka. Alama ja 6! Flora tuleb 2 punkti võrra lähemale. Nii ja siin nüüd kollane kaart Kampanjale ja see on tema teine. Siin siis langes kaitsesse appi.
Zappinen veel ja latti Zappinen. Ja kõik 6-0 FC Flora alistab Narva Transi ja tõuseb liigatabelis nüüd siis suur 6-0 võit endalt 2 väravat. Kas esimese poole mängu algusel tundus ka, et see mäng võib selliseks minna või on see ikkagi üllatus, et skoor nii suureks lõpuks läks? Ma ei tea, raske öelda, et ei mõelnud otseselt skoori peale. Mõtlesime, et kuidas need 3 punkti siia koju, et ei jõudnud liiga palju skoori peale mõelda. No, tabeli siis ka teie jaoks olud lähevad natuke paremaks. Ma ei tea, kas uudistega kursis oled. Viimati oli seis see, et Paide oli Harjuga Viigis. Veel mäng läbi ei olnud intervjuu alguse eel, aga saate vaikselt ka tipule uuesti tagasi lähemana. Jah, et hooaeg on nii alguses, et siin suuri järeldusi ei ole mõtet teha, et liiga on näidanud, et iga uuruga võivad asjade seisud muutuda, nii et ma arvan, et liiga vara on sellele tabelile keskenduda ilmselgelt. Klein Narva Transi poolkaitsja. Päris kummaline mäng täna selles võtmes. Esimesel poole ajal te valdate palli rohkem kui Flora, te toimetate rohkem kui Flora ja lõpuks tablool seis 0-6. See on suur lagunemine. Miks nii läks täna? Ja selles mõttes olen nõus sinuga, et esimesel poole ajal tundus, et mäng oli kontrolli all, kuigi seis oli 2-0, et selles mõttes teisele poole ajal oli päris okei tunne nagu minna ja ära lüüa alguses. Tegelikult panime päris okei surve. Ja siis tuli 3. värav ja seal hakkas pihta, et Kasper peame analüüsi tegema ja muud varianti ei ole, et parandusruumi on palju ja nagu ma vanasti rääkisin, et minna on veel palju, et